Tere tulemast põrguköökis, sõna otseses mõttes. Iirimaal on palavus, üle mõistuse. Iirlased on harjunud ju suvel 20, maksimum 22, no hea küll 23,5, aga mitte 27, 28. Täna oli kohati 30 ja see on eestlasele muidugi köki-möki nagu lapselalin, aga Iirimaal on sellised asjad on ekstreemsed ja grilli ei tohi käima panna, selle eest võid saada peksetud. Ilm on niigi kuum ja sina siis kurat kütad siin veel juurde. Kui ma siin ükskord 2-3 päeva tagasi rohkem, kas nädal tagasi või kuskil seal, ma ei mäletagi, küpsetasin šašlõkki, siis 4 autost 3 pidasid mul seal aia taga kinni ja autojuhid näitasid mulle niimoodi. Ma ei saanud alguses aru, mille pärast, kas mul on midagi näoga valesti või on jalad kõveraks vajunud. Aga tuleb välja, et nad andsid mulle märku, et sellise palavaga ei tohi grilli käivitada. Ja kui nendest märguannetest aru ei saa, siis võib lõppeda küll keretäiega. Ja siis ma mõtlesin, et hea küll, et kui grilliga on niimoodi, siis tutkid teile, ma ei panegi grilli käima. Käisin täna hommikul Lidlis üpris vara, sellepärast, et siis on esiteks rahvast vähe ja ilm ei ole nii palav. Praegu näitab väljas 27 kraadi ja kell on peale lõunat alles 4 paiku. Ja siis müüdi Lidlis sellist asja nagu sellised lõheribad. Ma ei tea. Ma olen kalasõber küll, ma söön eeringat ja kilu ja siis ma praen turska ja hõbeheiki ja saia peale meeldib mul panna seda suitsulõhet. Aga nüüd ma proovin teha, ma olen küll teinud, aga ma tahan teha nüüd sellist erilist ahjulõhet, et kas lööb ahjulõhki või ei löö. See on mul õrnalt nüüd hästi õrnalt on soolatud. Ja siis ma tahan teha seda sibulapadjal poolenisti keedetud kartulitega ja üks näis, mis sellest naljast siis välja tuleb. Praegu ma tahan teha sellist asja, et ma kõigepealt panen selle kala kõrvale. Mul on siin on selline väikene vann, vaata, selline. Ja siia ma nüüd kõigepealt panen, mul on siin sidrunimahnaga marineeritud sibul. Näed, siin on veel, ja siis ma panen selle sibula siia põhja, vaata. Nüüd sibul on siin põhjas, see on nagu padi. Sibula padja peal toimub kõik see möll, kellel toimub teki peal, kellel padja peal, lautame ilusti laiali. Nii, okei. Alright. Siia läks mul üks asi meelest. Selle ma pean kohe võtma kohe kapist, mul on olemas. Siia ma tahan panna natukene roosmariini, et mul ei ole neid oksi. Vaata, roosmariini põõsast mul ei ole. Mul on igasuguseid põõsaid, aga sellist asja nagu roosmariini põõsast mul ei ole ja siis ma kasutan kuivatatud. See usun ajab ka asja ära. Et paneme siia sibula peale natukene. Nii. Ega peale panna nii. Võtta pealt ära võtta teinekord alati ei õnnestu. All right. Nii. Ja siia nüüd ma siis panen need kalatükid ja siis ülejäänud värk läheb selliseks keemiaks kätte. Kohe. Nii. Need ma nüüd panen siis siia. Paneme siia keskele niimoodi. 1 ja 2. Vastupidi. Nii. Okei. Nüüd on see asi olemas. Tegelikult ma võin siia
isegi need poolenisti keedetud, ei, ma ei või. Ei või. Nii. Nüüd ma hakkan tegema seda kartuli. Siin on mul till. Kartuli maitsestust. 20 küüslauku. Läheb siia. Üks on ära. Et see küüslaugu maitse oleks korralikult tunda. Ma ei tea, mulle meeldivad see ahjukartulid, sellised küüslaugu maitselised. Muidugi maitse üle ei vaielda, kellele ei meeldi, ega siis ei ole ju kohustust. Et vaata lihtsalt niisama seda värki. Nii, selge. See tuli nüüd ära. Ja siis ma võtan nüüd sellise asja nagu siia läheb sool, kuna kartulid on keedetud ilma soolata. Panen pool teelusikatäit soola. All right. Olivõli. Ja natukene Worcesteri kastet. All right. Selle segan nüüd laiali. See on kartuli, panen siia sisse, segan kõik segamini, enne kui nad lähevad sinna panni peale. Siin on nüüd tilk sinepit, mahedat sinepit ja siia ma segan nüüd sellise asja kokku, millega ma määrin seda kala. Vaata, siia läheb nüüd natukene magusat tšillit, tilk, hästi vähe õli, ime vähe, mustpipar, ka vähe. Ma panen pipart isegi siia kartulile natukene. Ega pipart ei ole kunagi palju. Ja meelisjoneeli. Hästi tilk. Pisikene tilk. Nii, kala on mul soolane. Kalal ei ole vaja midagi, võtame selle sama lusika. Selle segan nüüd siin segamini. Okei. Nüüd ma teen selle nalja siis niimoodi ära, et nüüd ma panen siia need kartulid. Ma ei tea, kas aitab. Vahet ei ole. Need kartulid said pandud. Nüüd segan nüüd siin segamini. Selle tilli ja muu värgiga ega pauki ei oska teistmoodi, kui ikkagi üle ääre peab midagi minema. Ma ei tea, ehita või siia köögilauale või sellele tööpinnale mingid porteid või? Ahah, nägid jah? See on nüüd selline. Ja nüüd ma võtan siis selle. Ai, pagan, sidunit on vaja. Sidunit on vaja. Sidunit võtame siit ainult veerandiku, ülejäänu löön pärast maalaks. Selle siduni veerandiku panen ka siia kalamäärimisse. All right. Siis on mul siin olemas see Toyota toidupintsel. Selle keeran ilusti segamini. Nii, ja nüüd ma hakkan siis seda kala töötlema. Kala töötleme niimoodi, et küljed ka kokku selle kastmega. Küljed ka kokku kenasti. Kui üle läheb, üle ääre, siis ta jääb sinna sibula peale, et ta ei hakka siin paberi peal mul kõrbema. Nii, all right. See, mis üle jääb, seda saab lihtsalt käiva peale panna. Ja siis on need asjad
mis siis on siin ümber panna, kartulid. Nad on keedetud pool pehmeks. Et nad ei ole päris toored, need on Prantsusmaa värsked kartulid. Ja et siin on kohe siis ühe tubli, kuidas teistmoodi siis, ikkagi tubli Eesti mehe lõuna. See läheb ahju, eelsoojendatud ahju 180 kraadi ja peaks küpsema paberite järgi 20 minutit. Kui õiged need paberid on. Vaata, ma panen nüüd need siia veel seda mõned kartulid, sellepärast, et siia jäi seda tilli ja värki jäi veel siia üle. Ja siia mahub mul kartuleid veel. Kui kala on ära söödud, siis sa neid ahjukartuleid või lihtsalt niisama süüa. Et vaata, ja kartuli pani ja mul on kõva. Vanasti, kui koolist aeti põllu peale kevadel ja sügisel kartuli panekuks ja kartuli võtmiseks, siis oli seis selline, et mina ütlesin, et minule kartulit panna ei meeldi, mulle meeldib võtta ja kõige rohkem meeldib mul kartulit võtta potist, kui ta juba keedetud. Nii et, kui teil on hea õng ja te saate ise endale kala püüda, siis te võite proovida näiteks seda stiili. Kui teile see stiili ei meeldi, kui teile see stiili ei maitse, siis mul läks peaaegu sool meelest kartulile panna. Vaata, nüüd on kõva jutumees siin. Sest ma panin küll muud asjad ära, aga soola ei pannud. Kala on soolane, aga kartul muidugi soola võib iga küll juurde panna, see ei ole üldse probleem. Nii, all right. Et see oli tegelikult töökasvatuse nime all, aga see oli tasuta tööjõud, koloosid ja sofoosid kasutasid nahaalselt õpilasi ära ja õpetajaid. Ega õpetajad eriti seal korjata ei viitsinud, nemad jälgisid kõrvalt, et töölised ikka tööd teeksid. Ja nüüd on mul see asi tehtud. Siia ei olegi mitte midagi muud kui ahelsooja, vaadata temperatuuri 180 kraadi ja 20 minutit, 25, käi vahepeal piilumas. Vaata, suvi on selline aeg, kui inimesed on kuumuse pärast uimased. Ja oli selline juhus Võru, mis ta nüüd on, Maxima, kui maalt ja hobusega üks mees, kes oli pidevalt töötanud seal lautades ja loomadega ja ta ei olnud eriti väga vähe, oli ta linnas käinud ja algklassi haridus ja kõik see selline. Ja siis ta seal Maximas läks laotööliseks, transporditööliseks ja temaga juhtus mingisugune õnnetus. Nii et ta tõstis selja ära endal. Ja siis kaupluse juhataja kohe muidugi ütles, et sa pead nüüd EMO-sse minema. Läks siis EMO-sse ja EMO-s öeldi talle, et teil on arvatavasti toimunud välja sopistus. Ja mis asi tuu on, tuu sopistus? Too on selline asi, et disk on nagu välja tulnud. Ahah, ja mis? Vaadake, homme tulete röntgenisse. Kuhu ma pean tulema? Homme tulete röntgenisse. Mis tuu röntgen on? Röntgen on selline, et ühesõnaga, vaata nagu televiisorit. Ahah, et televiisorit ka. Hea küll. Taksoga ta sinna EMO-sse tuli ja taksoga ta sealt EMO-st ära sõitis ja sõitis kohe töö juurde. Ei läinud koju, sõitis kohe töö juurde ja andis kohe lahkumisavalduse. Ja teised töökaaslased siis küsisid käest, et mis sul nüüd siis kohe nii hullusti, et pead kohe töölt ära minema. Ta ütles, et ei ole hullusti midagi, kõik on väga paremas korras, sellepärast, et mina lähen nüüd show businessisse. Show business, mis asi see show business? See on show business, ühesõnaga, et täna tuli mul disk välja ja homme
olen kohe juba televiisoris. Keda huvitab, pange ahju. Enne ahi sooja, 180 kraadi. Kena suve jätku. Ma loodan, et siin kuumus lõpeb. Järgmine nädal lubas ka veel 27–30. Kohtume.